ilm hakkab muutuma, vist kisub külmale. Ole nüüd inimene peremees, mitte mõni täi. Alles südaöösel jõudsin Kilteri matustel koju ja veel pole päris kainekski saanud ja kõht teeb hirmsat valu. Las ma leban sutikene. Lasen mõneks hetkeks ilma looja. Ei ole niisugust asja. Keegi peab ju majapidamistööd ära tegema. Ja nagu sa näed, mina olen ju sant. Sa oled vahet pidamata sant. Teeks see ometi rehepaps ometi juba terveks. Muidu terve maja on minu õlgadel. Oi. Sinu sita tööst pole niigi palju tulu, kui kärbse süljest leili. Kes käskis sul sealt Kiltri matustel ennast täis õgida? Mis sugulane või sõber see Kilter sul üldse oli? Ristiinimese kohus on teist ristiinimest viimasele teekonnale saata. Ja ennast täis õgida. Kasi tööle! Miks mind küll sedasi vaevatakse? Halla isand või halla emand. Halasta mulle. Palun. See peab olla liiga vapahari. Jah, raputab nii, mis hirmus, et lagune või koost. No mina ei tea. Ma ikka jõua ennast ära kiruda. Kujutad sa ette, inimene kõnnib metsas ringi ja siis kuuleb, et hüütakse appi. Ja mina siis vastan, et ja, ma olen siin. See oli kaunikesti totter. Kunagi tohi ülehüüdmisele vastata. Sest niimoodi need tõved inimesi oma võrku püüavadki. Aga kui keegi vaesike vastabki, siis on ta talle nagu puugid. Ega lase ennem lahti, kui vaesik on otsa kauas. Tuleb olla lihtsalt vait ja mitte teha nii selja. Nojah, aga vahepeal on ju ka õige hüüdjaga. Ei saa ju lihtsalt abivajajast mööda käia. Seda küll. Kunagi õilis onu sattus metsas kuulma, kuidas keegi naine tema eneseide häälega hüüab appi, et on uppumas. Aga onu teinud teist nägugi, vaid kõndis edasi ja pärast oligi, et see oli õige asi. Sellest tema eneseid uppus ära. Nojah, eks ta ole totte teeb tõesti, aga mis minuga nüüd siis peale hakata? Lootus jääb ikka. Proovida endast kuidagi välja raputada. Aga temalgi peab käima puhkamas, söömas ja sida käima. Siis, kui ta puhkab, siis minegi veitu. Puu otsa või ahju. Ta sunnik tuleb sind varsti otsima. Aga sina lihtsalt seisa alusi. Kaua? Nii kaua, kui teda äärgi on kudule. Nii, nüüd on vist vaheaeg. Siis on enam oota, mine jookse peitu. Kuhu sa lähed? Ahju või? Ei, ahju ma küll ei lähe. Alles kõeti teda. Seal on liiga palav. Ja ma lämbun ära. Ma lähen panen puu otsa. Aega ära, kus sa oled? Ma nüüd välja. Ai, ma hakkasin ütelda, kui aega on. Viiaksin üles viia. Appi, miks sinuga nii juht? No tule nüüd peidust välja. Vanataud on läinud. Jumal tänatud! Miks sa ütlesid, et ta läinud on? Mina pole midagi olnud. Istusin siin kogu aeg koldes. Tegin piipu ja vahepeal isegi tukast. Aga ma ju kuulsin selgesti, kui sa tulid puu alla ja ütlesid, et ta on läinud. No see oli vana tüübi ise. Tema ju saab iga häälega kõneleda. Mis ma nüüd teen? Pean selle jälle ära kannatama. Raputab mu nii puruks, et te peate mind pangega kirstuma. Võta lonks viina. See teeb seespool kindlamaks. Ma ei joo! Pole kunagi joonud. Viina joomine on patt. Ma olen usklik inimene. No siin ongi su pääsetee. Tema sugusel siin tea vintsutada, see saiseb nagu titt. Ja sinul ka hea kaissu võtta. Sa pead jooma hakkama. Iga päev üks tubli pudel hinga alla. Ja pea meeles. Sa oled haldjabest vaba. Ma ei taha joodikuks hakata. Sa pead.
vali ise, kas viin või hall tõbi. Kolmandat valikut pole. no hea küll, anna pudel. Seest pole midagi, ongi rohkem joodiku haisu. kõik pöörleb ringi, ringi, ringi nagu sääsed tantsiksid. Rohnape häälest, see on puhas viin, aja viirendama. Naised jälgivad viina järgi sellepärast. haigused on nii peened ja nipsid. Et vaata siga, teda ei peina kunagi ükski haigus, sellepärast et hais hoiab neid eemale. jumal tänatud, sa oled tark mees, Sander. Jaan kuradi sulane. jäta see töö, kus seda ja teine ja lippa kõrtsi viina järele. too 10 pudelit. kas hakkame pidutsema? ei mingit pidu, sina tood viina ära ja kassid tagasi tööle. viin on mulle, ma sain haigusest võitu. hea seegi, nüüd saab kah vahelt tööle ja käed külge panna. ei pea mina kogu terve maailmat ära nägema. suu kinni ja joostes viina järele. sa kurat, kuidas mul ei pea. alles oli peremees sant ja nüüd on veel peale ka joodika. Mis sa tahad?